täna me siis räägime ühest sellisest huvitavast teemast, nina kinni hoidmisest. Et ilmselt olete ikka näinud neid lapsi, kes tulevad basseini ja oma esimesed sukeldumised või siis esimesed peavee alla panekud teevad nii, et nad hoiavad ninast kinni. Et mis siis teha sellega? Piret, räägi oma kogemusest, kuidas sul siis seda asi toimib? Ja, et see ninast kinni hoidmine on ilmselt tulnud kodust, vanemate õpetatud või siis on laps ise saanud sellise kogemuse, et on ninna läinud ja siis mõtleb, et ninast kinni hoida on parem. Aga mina kohe esimesest tunnist ei luba seda hoidmist teha. Et minu puhul on toiminud see, et ma ütlen lapsele, et nina ei kuku sul otsast ära, et proovime õhupalliga minna vee alla ja minu kogemus ütleb, et see toimib nagu ülihästi. Ja kui tõesti mõne lapse puhul see ei toimi, siis võtad käest kinni ja ütled, et lähme koos vee alla. Et vaata mind, ma hoian õhupalli kinni, proovime koos. Ja siis samamoodi see nagu üsna kiiresti nad saavad aru, et selle õhupalliga ei lähe ninasse. Eks see ninast kinni hoidmine ju tegelikult segab selle lapse õppimist, on ju. Meil on vaja, et ta läheks vee alla, et ta võtaks mängu asju, on ju, et ta õpiks ise niimoodi hinge kinni hoidma, niimoodi sukelduma, et vesi läheks ninna. Ja. Et mul oli üks laps ka, kes tuli esimesse tundi ja ütles, et isa on õpetanud nii, et mine vee alla nii, et sul on et hoiad ninast kinni. Ja siis laps läks riietusruumi ja ütles peale tundi isale, et treener ei luba hoida ninast kinni. Ja siis isa tuli minu juurde, ütles, miks te ei luba hoida ninast kinni. Et lapsel läheb ninasse raudselt. Ja ma ütlesin, et meie õpetame nii, et ninast kinni ei hoia. Ja see laps järgmine tund tuli, tegi kõik ilma ninast kinni hoidmata ja kõik läks hästi. Et vahest ka vanemale tundub nii loogiline õpetada oma lapsele esimesi sukeldumisi just nii. Ja mõnes mõttes on tore, et vanem on midagi üritanud lapsele õpetada, aga kui vanemad ka vaatavad meid, siis kallid vanemad, ärge õpetage last ninast kinni hoidma. Et võib-olla sa siis räägid üle veel vanemate jaoks, kes ei ole meie võib-olla eelmisi videosid näinud, et kuidas see õhupalli harjutus käib, mis aitab lapsel sukelduda ilma selleta, et ta peaks nina kinni hoidma. Et ütledki lapsele, et võta põse sisse suur õhupall ja siis mina näitan, et 5 sekundit ja õhupall katki. Et võid seda proovida peegli ees, et laps näeb ise ka reaalselt, kui suur see õhk peab siin põse sees olema. Ja siis seda kodus proovida kuival maal, vannis, koos basseinis käies. Jah, et ei ole vaja üldse. Võib-olla praegu mõni vanem õpib ka selle triki ja saab isegi paremini hakkama. Aga aitäh sulle, Piret. Ärme ninast kinni hoia.